Tere, mina olen Nele Kullerkupp ja see on saade Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad ja kõmulisemad uudisteemad. Eurostati avaldatud toidu, jookide ja tubaka jaemüügi andmete järgi kukkus Eesti Euroopa Liidu riikide seas tänavuse ja mulluse septembrikuu võrdluses viimaseks. Vähem ja odavama toidukraami ostmist kinnitavad ka toidupoeketid. Milline on reaalne olukord ja kas on mingeid ühiseid näitajaid inimeste puhul, kes on sattunud toimetuleku raskustesse? Seda arutan enda tänase esimese saatekülalisega, kelleks on Tallinna Sotsiaaltöökeskuse juhataja Kille Altermann. Tervist! Tere! No ma esitan teile 10 kas-küsimust ja ootan ausaid ja ma kardan, et selle intervjuu puhul siiski suhteliselt kurbasid vastuseid. Alustame. Kas olukord on ka teie töö seisukohalt nii trööstitu ja on abi vajavate inimeste arv kasvanud? Tegelikult, kui päris aus olla, siis meie hetkel veel oma töös tõesti seda kasvu ei näe, et keskelt läbi meie teenuseid saab kuus kuskil 600 inimest iga kuu. Nimetame ära, mis need teenused siis on? Ja, et meil on siis olemas erinevad nõustamisteenused, majandamisnõustamine, võlanõustamine, üürimisnõustamine ja toimetuleku nõustamise teenus. Siis lisaks osutame me veel ka siis vältimatu abikorras varjupaiga teenust ehk töömaja teenust ja ka siis selline suurem grupp on sotsiaal- ja majutusteenus ja üksusi on meil siis üle Tallinna linna laiali. Aga jaa, tõesti, kasvavat trendi ma hetkel täheldanud ei ole. Isegi öömaja puhul, kui me vaatame öömaja statistikat, külastatavuse statistikat, aga siinkohal tuleb silmas pidada, et ilmad olid ikkagi kuni siiani veel päris soojad. Et võib juhtuda, et see tõus tuleb alles, on ees, kui seoses sellega, et ilmad lähevad külmemaks iga päevaga. Nii et hooajatis ja kriitiline olukord siiski muutub? Jaa, see muutub aastate lõikes on see väga erinev ja ka loomulikult talveperioodidel võib öömaja külastatavus just nagu suureneda ja kasvada. Kas need põhjused, miks inimesed raskustesse satuvad, on ajas muutunud, kui me vaatame näiteks viimase, 10 aasta lõikes? Ütleme niimoodi, et laias laastus ikkagi see allakäigu trepp saab ju alguse sõltuvusprobleemidest, erinevatest sõltuvustest. Ja ega see trend on jäänud ikkagi samaks, et inimestel on sõltuvusprobleemid, see süveneb, selle tõttu nad jäävad tööst ilma, siis tekivad raskused või erimeelsused oma lähedastega, inimestel ei ole sissetulekuid, nad hakkavad võlgu võtma, seejärgi tekivad neil suured võlakohustused, igasugused täitemenetlused neile peale, mis viibki lõpuks selleni, et nad võivad oma kodudes siis ilma jääda ja siis nad satuvadki sellistesse väga raskesse olukordadesse, kus neil ei olegi enam elukohta. Et see on ikkagi aastate lõikes, ma ei saa, on ikkagi jäänud üldjoontes samaks. Ja. Nii et ei ole ülekohtune hinnang, et sõltuvusest saavad kõik probleemid alguse. Et on kindlasti ka mingisuguseid erandeid? Jaa, on muidugi, et iga lugu on ikkagi ju erinev, aga ütleme, et hästi üldistatult võib küll niimoodi öelda, et need sõltuvused mängivad väga suurt rolli. Kas täna tuleb tegeleda ainult tagajärgedega või on teie ametikohal võimalik tegeleda ka probleemi juurpõhjustega? Jaa, et tegelikult ikkagi, kui nad juba meie juurde jõuavad, kas siis öömaja või sotsiaal- ja majutusteenusele, siis tuleb küll tõdeda, et pigem siis me tegeleme ikkagi juba tagajärgedega. Et nad on juba kõik praktiliselt kaotanud, neil ei olegi enam püsivat elukohta, neil on väga suured toimetuleku raskused ja nad lisaks sellele, et neil ei ole elukohta, vajavad ka tegelikult abi ja tuge juba igapäeva eluga, et üldse toime tulla. Küll aga on meie ju, nagu ma eelnevalt ka mainisin, meil on olemas ka ju erinevad nõustamisteenused ja need nõustamisteenused nagu võlanõustamine, majandamisnõustamine, üürimisnõustamine ja ka toimetuleku nõustamine ongi pigem nagu ennetavat laadi. Ehk et siis vältidagi juba seda olukorda, et inimesed näiteks elukoha kaotaks, et kui nad ongi juba võlgadesse sattunud, siis ma julgustangi alati ikkagi pöörduma võlanõustaja poole, et koos neid lahendusi leida.
on ju. Ja mida ma nagu veel võib-olla mainiksin, et kuna meie oleme sotsiaalhoolekandeasutus, siis tegelikult meie ei tegele ei rehabilitatsiooniga ega ka raviga. Ja tugev nagu sõltuvushäire kui selline on ikkagi haigus ja see vajaks nagu juba ka tervishoiu sekkumist, aga nagu me teame, siis Eestis ei ole ju sellist kohustuslikku sundravi, kõik on nagu vabatahtlik ja kõik saab alguse ikkagi inimesest endast, kas tal on valmisolek, et oma probleemidega siis tegeleda, ehk et selle haigusega tegeleda. Aga mida teie kogemus näitab, et te kindlasti olete näinud neid samu nägusid seal, neid samu inimesi, kes satuvad pidevalt sellesse samasse olukorda, kas neid on võimalik rehabiliteerida või on siiski, kui nad on juba sellele, ütleme, rongile sattunud, mis viib nad siis sinna kuskile kodutute varjupaika või mis toob nad teie juurde abi küsima, et kui tõenäoline on, et nad suudavad uuesti sellest trepist üles ronida, elu üles ehitada? Jaa, kui me vaatame statistiliselt, siis me ikkagi ju tegelikult seda ka mõõdame iga aasta, et kui palju on neid inimesi, kes siis on nii-öelda resotsialiseeritud, kes siis liiguvad edasi oma elamispinnale, kas siis üürikorteritesse või sotsiaaleluruumidesse. See protsent jääb kuskil sinna 10-12% vahele, et on loomulikult ka neid, kes ikkagi suudavad ennast kokku võtta ja saavad jälle nii-öelda siis tagasi minna sinna iseseisvasse ellu, et nad ei vaja nagu mingit sugust Tallinna linnapoolset, ütleme, toetust ja tulevad sellega siis ka päris edukalt toime. 10-12%, see on suhteliselt väike protsent. Jaa, aga see on parem kui mitte midagi. See on parem kui mitte midagi. Ja teine asi võib-olla mis veel, et kui varasemalt oligi ju meil selle teenuse nimetus resotsialiseerimisteenus, siis nüüd ongi ta natukene ümber disainitud või ringi disainitud sotsiaal- ja mõjutusteenuseks ja just nimelt nagu selle eesmärgiga ka, et nagu te ka välja tõite, et tegelikult on ju väga palju neid, kes võib-olla kunagi ei olegi enam võimelised ega suutelised sinna iseseisvasse ellu tagasi minema. Nad jäävadki meie teenustele pikemaajaliselt ja ka selliseid on kahjuks. Kas supiköökide järjekorrad on pealinnas stabiilsed või on ka need ajas pikemaks veninud? Jaa, et meie kureerime siis ühte supikööki, selle köögi näitel me saan öelda, et toiduportsjonite arv on hetkel veel täiesti samaks jäänud, aga Tallinna linnas on ju tegelikult väga palju erinevaid selliseid teisi organisatsioone ja MTÜ-sid, kes ka veel pakuvad erinevat toiduabi, et näiteks Päästearmee, siis on üks MTÜ, kahjuks seda nime peast ei tea, on Keskturu juures pakub toiduabi, siis meil on Nunnad Ristiku tänaval, kes pakuvad toiduabi ja sooja sööki, et ma ei oska nagu nende eest praegu kommenteerida, et kas nemad on märganud seda tõusu, aga hetkel, mis puudutab meie supikööki, siis ma ei ole märganud. Aga abivajajaid on igapäevaselt? Abivajajaid on igapäevaselt ja toidupank on ju ka veel väga suur abi, mis inimestel on võimalik ja toidupangast toitu saamas. Ja supiköögi puhul me ei räägi enam nendest inimestest, kes ei suudaks endale siis tagada majutuskohta ja nii edasi. Me räägime inimestest, kellel on majutuskoht olemas, perekondadest. Ja supiköögis saavad käia, seal ei kontrollita ju ei sinu nime ega midagi, vaid kui sul ikkagi oledki raskustes, võib-olla sul ongi mingid majanduslikud raskused. Mis võivad olla täiesti ajutised. Täiesti ajutised, iga kell saad supiköögi uksest sisse astuda ja saad sooja kõhutäie. Ja see supiköök on meil avatud 7 päeva nädalas. Kas toimetuleku raskustesse sattunud inimeste puhul on võimalik välja tuua mingeid ühiseid jooni, et vanuse, leibkonna suuruse ja nii edasi põhjal ning kas ka need näitajad on ajas kuidagi muutunud? Kui me räägime nüüd meie teenuse kasutajatest, siis ütleme nii, et saab küll tuua välja, et kes see meie keskmine teenuse kasutaja on. Meie keskmine teenuse kasutaja on keskealine meesterahvas sõltuvusprobleemidega ja 70-80% kogu meie teenuse kasutajatest on tegelikult vene keelt kõnelevad inimesed. Miks see nii on? Oskate öelda, et miks just sellised näitajad? Võib-olla nagu lihtsalt, kui ma nüüd mõtlen praegu subjektiivselt arvan, et võib-olla on lihtsalt ka see, et mehed võib-olla sattuvad kergemini selle sõltuvuse küüsi ja siis nad lähevadki oma lähedastega seal riidu, võib-olla tekivad erimeelsus, nad on enne kellegagi kooselus olnud, on ju, siis see kooselu enam ju ei suju, tekivad võlad, siis
ongi lahkuminek ja sisuliselt võibki ju juhtuda, et sa oledki üks hetk tänaval või vajadki abi, on ju. Kas tänane reaalsus on vaid see, et inimeste ostujõud on langenud ning tihti ei võimaldata endale lihtsalt toidulauale midagi panna või on ka kodutus kasvav probleem? Teate, ma ei arva, et kodutus on kasvav probleem kui selline. Lihtsalt võib-olla need majanduslikud raskused võivad tingida siis teatud eluetapis sellise olukorra, mul ongi mingi raskem periood. Aga mina arvan, et Eesti Vabariigis ja ka Tallinna linnas on olemas väga head inimeste toetamismeetmed. Meil on väga palju erinevaid sotsiaaltoetusi ja Tallinna linnal on ka väga palju erinevaid sotsiaalteenuseid pakkuda inimestele ja ka neid ennetavaid Kas teenuseid. Kas need leitakse ülesse? Mina julgen väita, et leitakse ja tegelikult on ka ju inimesed väga hästi teadlikud. Alles siin üks õhtu ma nägin ühte saadet, kus oli intervjuu tehtud ühe meesterahvaga, kes elab täna ühes mahajäetud hoones ja tal oli isegi välja prinditud talle need kohad, kus meie juurde saab tulla ja ta ütles selge sõnaga, et ta ei soovi seda, et ta enne on nõus seal alajaamas elama, kui tulema meie teenustele. Mis põhjustel? Ikka sellepärast, et meil on reeglitest tuleb kinni pidada ja kahjuks... Ja need reeglid on, kodutu töömajas alkoholi tarbimine on keelatud. Keelatud ja sees kindlasti alkoholi tarbida ei saa ja loomulikult tuleb ka arvestada seda, et seal on ka ju teatud veel lisaks sellele, et ikkagi öörahu algab kindlal kellaajal, sellepärast, et inimesed peavad ju, meil ei ole niimoodi, et igaüks saab eraldi toa, kui ta tuleb. Et väga paljuski tuleb ju jagada ja teiste nii-öelda soovidega seal arvestada ka. Kas Eestis, te küll vastasite osaliselt juba ära, aga kas Eestis on tegeletud piisavalt kodutuse probleemiga või vaadatakse sellele tihti ikkagi sõrmede vahelt ning pannakse pea liiva alla? Ma olen maailmas päris palju ringi käinud ja ma arvan, et me kõik ju tänapäeval reisime päris palju. Et kui me vaatame näiteks, ma ei tea, Pariisi tänavatel ringi või kuskil Berliinis või Hamburgis, siis me näeme, et see on palju suurem probleem. Jah, massid on ka seal nagu suuremad, on ja. Aga teisalt ma julgen ikkagi väita, et Eestis see kodutuse probleem ei ole täna üldse probleem. Ja tegelikult ma arvan, et... Aga tänavatel siiski neid inimesi näeb? Tänavatel on, aga siin... Nagu te ütlesite, eriti külmal ajal tegelikult ühistransporti, nad lähevad sooja, need on ikkagi kaubanduskeskuste uste juures ja nad kogunevad mingites teatud kohtades. Kogunevad ja nad ikka tahavad ja eriti võib-olla sõpruskonnad saavad kokku. Me sageli unustame ära, et tegelikult ei pruugi neil olla, nemad võivad olla lihtsalt selline alkoholi tarbivad inimesed, aga mis ei tähenda kohe, et nad on automaatselt siis kodutud. Tegelikult Tallinna linnal on täna olemas kõik võimalused, meil on kohti piisavalt, mitte ükski inimene ei pea elama tänaval. Kõik võimalused on loodud, et nad tuleksid meie juurde, aga sageli ongi just mingi põhjused, miks nad ei taha tulla, on ja. Aga kas meil on inimesed, kes tegelevad nendega, kes on tänaval? Kas keegi käib nendega rääkimas ja küsib, et on teil koht, kus olla? Ja. Meie püüame seda teha kord aastas, et aastast 2020 on siis Tallinna Sotsiaaltöökeskus läbi viinud nii-öelda seda kodutute seiret. Ja ka praegu oleme me seda seiret ette valmistamas. Oleme teinud siis läbi Facebooki kanalite sellise üleskutse Tallinna elanikele, et kui te märkate kuskil neid inimesi, kes siis mingitel põhjustel peavad hetkel viibima tänavatel ja ööbivad kuskil mahajäetud hoonetes või mahajäetud autodes või telkides, palun andke meile sellest teada. Kui meil on see info olemas, me läheme, otsime nad ülesse, tutvustame neile neid abivõimalusi, mis meil on pakkuda ja julgustame ka neid seda abi vastu võtma. Et teinekord lihtsalt, meil on ka olnud selliseid näiteid, kus siin kesklinnas ühes mahajäetud majas ma käisin selle noormehega ka ise rääkimas. Ta oli 15 aastat elanud Tallinna tänavatel ja ta ei olnud kunagi olnud nagu nõus. Teda oli korduvalt ja korduvalt kesklinna sotsiaaltöötajad olid teda toonud meie teenust, et ta tuli, võib-olla heal juhul oli tund 2 ja ta läks sealt jälle ära. Aga see ongi see pikaaegne töö ja julgustamine ka, et tulge meie juurde. Aga kui me vaatame nüüd taaskord seda laiemat pilti, kus tõepoolest inimeste ostujõud on vähenenud, toimetulekuraskustesse sattunud inimeste arv paraku suurenenud, et kas te näete tänases olukorras, räägime nüüd üle-eestiliselt üldse, et sotsiaaltöötajana mingisugust nii-öelda võluvitsa, mis aitaks seda olukorda leevendada? Või on see paratamatus?
No, ma arvan, et sellist olukorda, kus me nüüd saame öelda, et tänavatel mitte kedagi ei oleks, et see oleks 0, siis ma arvan, et sellist olukorda kunagi nagu ei juhtu. Ega No kui me ei räägi siin ainult kodudest, kui me räägime ka kõikidest nendest teistest probleemidest, kus ongi tühi kõht ja. Aga mina ikkagi julgustan siis pöörduma kohaliku omavalitsuse poole üle-eestiliselt, on meil ju kohalikud omavalitsused igal pool olemas ja tegelikult veel kord ma ütlen, et erinevad sotsiaaltoetused, igal ühel on vähemalt tagatud ju see toimetuleku piir on ju 200 €, mis meil praegu veel täna kehtib. Et see on alati nagu ja üldjoones ka ma tahaksin seda öelda, et need inimesed, kes meil ka teenusel on, nendel on tavaliselt alati ka mingisugused sissetulekud ikkagi olemas. Kui nad ei ole oma dokumente korda ajanud, siis me aitame neil. Osadele võib-olla määrataksegi puuduv töövõime, osadele võib-olla osaline töövõime või vähemalt nad saavad siis oma toimetuleku piirigi kätte, et neil oleks mingigi sissetulek nagu olemas. Et see on ka kõik see, mida meie aitame siis nendel teha. Kas olete päri sellega, et ühiskond on täpselt nii tugev või nõrk, kui on tema nõrgim lüli? Jah, ma arvan küll, eks seda saab siis vaadata võib-olla 2 aspektist lähtuvalt, et eks me peamegi ju olema solidaarsed ühest küljest ja teisalt võib-olla saabki seda ühiskonna tugevust võib-olla näitabki see, et esiteks, kui palju me seda ka teadvustame, et võib-olla viimasel ajal on ka ajakirjandusest väga palju just nimelt nagu välja toodud seda, et need alkoholi liigtarbijad linnaruumis, et mida nii-öelda nagu nendega teha, et me ühiskonnana nagu võib-olla peaksimegi olema mõnes mõttes tolerantsemad, loomulikult ma saan aru, et teatud mõttes sellised inimesed võivad ju häirida, nad võivad hirmutavad isegi kohati olla, eriti kui veel lastele võib-olla tõesti, kui nad seal bussipeatustes istuvad ja nii edasi, aga need on nagu ühiskonna üks osa, et me ei saa neid kuhugile ära panna, me ei saa neil otseselt keelata, et nad ei tohiks siin linnaruumis ringi liikuda. Aga jaa, ma arvan, et ühiskond ongi täpselt nii tugev, kui palju ta on valmis neid haavatava sihtgrupi inimesi ju aitama. Kui tugevaks te Eesti ühiskonda hindate? Ma arvan, et need võimalused on veel tolerantsuse teel pikk tee minna? Mingis mõttes kindlasti, aga samas on jälle ka see, et me ju samm-sammult ja eks ka meie töö on võib-olla rohkem tehagi tööd ka kogukonnaga, et saadaks aru, mis asutus me selline oleme Tallinna linnas ja mis on ka meie võimalused. Et me ei ole ravi- ega rehabilitatsiooniasutus, et me ei saa neid otseselt ravida, loomulikult me saame neid motiveerida ja suunata ja öelda, et sellised võimalused on ja meil Eestis ja proovime sinna minna ja me ka saame neid ja me teemegi koostööd näiteks Living Iisraeliga, Convictusega, Lootuse külaga ja nii edasi, on ju. Aga seal peab ikkagi olema inimese enda valmisolek, et ta sinna läheb ja et ta sinna ka püsima jääb. Kas tänaseid trende jälgides valutate südant Eesti tuleviku pärast või näete tunneli lõpus siiski valgust? Ja see on selline filosoofiline küsimus, aga kui me lihtsalt vaatame kogu seda olukorda, geopoliitilist olukorda, rahvastiku vananemise trende, ma ei tea, väljarännet, sisserännet, kõike neid kriise, globaalseid kriise, erinevaid olukordasid maailmas, siis loomulikult ma tunnen muret Eesti pärast. Aga teisalt siinkohal tuleb ikkagi mõelda ka, mis on meie tugevused. Ja tegelikult on ju meil ka väga palju positiivsust, et ikkagi me oleme ju väga tugeva digiriigi kuvandiga, meil on ju väga tegelikult teadus on meil kõrgel tasemel arenenud, meil on väga nagu targad inimesed, väga haritud inimesed ühest küljest, aga kui me mõtleme, et jaa, ma näen, et tunneli lõpus on kindlasti valgus, aga see leek kindlasti ei põle seal iseenesest ja selle jaoks, et see leek püsiks seal põlevana, tulebki meil siis ühiskonnana, ma arvan, olla solidaarne, tolerantne ja teha selliseid teadlikuid valikuid ja tarkotsuseid. Nii et majandusraskused eestlasi pudelisse ei uputa? Loodetavasti mitte. Kille Altermann, ma tänan teid nende vastuste eest. Tänan.
MUBA ehk Tallinna Muusika- ja Balletikool on Eesti haridusmaastiku au ja uhkus, kus sirguvad tõelised talendid. Kuid selle lubatud tipptasemel õppetöö kulisside taga laiutavad mitmed intriigid. Töötajate omavahelised tülid, lapsevanemate rahulolematus ning õpilased, kes mingeid tunde ning õpetajaid lausa pelgavad. On see osa tavapärasest koolielust või peidavad end seal suuremad probleemid? Seda arutan Õhtulehe arvamustoimetaja ning Tallinna Muusikakeskkooli vilistlase Kätri Kiilbergiga. Tervist! Tere! No sina õppisid Tallinna Muusikakeskkoolis 12 aastat ning paljud neist õpetajatest, kelle käe all sina haridust omandasid, töötavad täna ka MUBAs. Ja ühtlasi suhtlesid sa paljude teiste vilistlastega, kes on samuti Muusikakeskkooli lõpetanud. Et millised mälestused teil sellest koolist on? Eks need mälestused on ikkagi seinast seina, et kindlasti nagu igas koolis sul on positiivseid mälestusi, sul on negatiivseid mälestusi, lihtsalt nende lugude jaoks, mis mälestusi ma kogusin, oli ikkagi nendest pigem probleemsetest kohtadest, sest lihtsalt praegu oli see hetk, kus tuua neid päevavalgele, aga kindlasti mul on väga palju positiivseid mälestusi ja on ka teistel. No kui kerkisid meediasse need probleemid, mis MUBA seinte vahel täna on, siis kui palju oli seal sellist äratundmist, et tegelikult Muusikakeskkoolis on samasugused probleemid juba esinenud nende samade õpetajatega võib-olla ja samade selliste, ütleme siis, tundide ärajätmistega või mis iganes need probleemid olid? Seal Eesti Ekspressi artiklis pigem keskenduti nendele juhtimisprobleemidele, et ma ise tajusin seda, et õpetajad siis ei olnud rahul sellega, või mitte kõik õpetajad, aga mingi hulk õpetajaid ja ka lapsevanemaid ei olnud siis rahul juhtkonnaga, aga samas juhtkond ütles, et lapsevanemad ei ole rahul õpetajatega, et mina siis pigem tundsin ennast ära selles pooles, kus lapsevanemad ütlesid, et neile jäetakse tund ära või et õpetajad on kuidagi ebaausad õpilaste suhtes ja need olid need probleemid, mida ma ka nägin Muusikakeskkoolis, mis muidugi ei tähenda, et neid kas või juhtimisprobleeme ei olnud, sest me peame tunnistama, et juhtkonnas on palju inimesi, kes on olnud seal juba aastakümneid ja samamoodi on õpetajad, kes on olnud ja õpetanud aastakümneid. Ja eks need probleemid siis vähemalt MUBAs selle ühe osakonna sees võib-olla kandusid üle ka minu kooliajast. Aga räägime üle korraks, mis need suuremad etteheited MUBAle siis praegusel hetkel olid, mis seal Eesti Ekspressi artiklis esile toodi? Ekspressi artiklis, nagu mina aru sain, ikkagi heideti ette seda kindlatele juhtkonnaliikmetele, et nad ei tee oma tööd piisavalt kompetentselt, aga mida siis minu artiklid, ka minu enda kogemus ja siis teiste õpilaste või siis vilistlaste kogemus ütles, oli see, et õpetajad suhtuvad õpilastesse ebameeldivalt. Seal on sellised asju nagu on karjumised, sõimamised ja sellised lihtsalt ebaviisakused. Seal oli ka probleeme alkohoolsete õpetajatega, mida mina isiklikult ei ole kogenud, aga see muidugi ei tähenda, et teised ei ole seda kogenud. Ja seda, et näiteks õpetajad kontrollivad väga palju seda, kuidas õpilased võivad näiteks riides käia esinemistel ja et sa ei saa konkursil umbes head kohta, sellepärast et sa kandsid pükse, mitte seelikut. Et sellised asju. Aga oled sa ise nuttes koolist koju läinud? Just nimelt seetõttu, et sa tunned, et sind oleks kuidagi, ütleme siis, ebaausalt koheldud? Kindlasti olen, aga see ka selles suhtes oleneb, et kindlasti on neid õpetajaid, kes ütlevadki sulle rangelt, aga mitte ebaviisakalt ja see võib ikka ajada õpilase nutma. Mina olen ka selline tundeline inimene, et ma olen ka kindlasti... No need kunstiinimesed ilmselt ka on, jah, eks ole? Et selles suhtes, kui mulle näiteks pannakse 3 sellepärast, et ma ei teinud piisavalt hästi ja ma lähen nuttes koju, siis see on teine asi kui see, kui õpetaja ütleb mulle tunnis, et umbes sa oled andetu ja üldse mõttetu ja miks sa siin kooliraha raiskad ja siis ma lähen nuttes koju, et see on ikkagi 2 erinevat asja, eks. No sina lõpetasid hõbemedaliga selle kooli. Ja. Kas tuli ette seda, et sulle öeldi, et sa oled andetu, et sul ei ole mõtet siin olla, pane see pill käest ära, sa vist õppisid viiulit, eks? Ma õppisin viiulit. Minu erialaõpetaja kohta mul ei ole hetkel sellisugust nagu halbu sõnu, et ta oli küll karm õpetaja, aga ma ei ütleks, et ta vähemalt minuga oleks olnud kuidagi selline... Karm heal viisil siis? Karm pigem heal viisil, Nõudlik. jah. Aga mul oli teisi individuaalõpetajaid, kes ikkagi ütlesid, et veel ka 12. klassis, kui tegelikult mul läks erialas väga hästi, umbes, et sa oled ebamusikaalne ja sa raiskad siin kooliraha ja selliseid asju ikkagi tuli ette. Mõjutas see kuidagi sinu tulevikuplaane, et sa mõtlesid tõepoolest, et äkki mul pole tulevikku sellel alal?
ma sain suht vara aru, et muusikamaailm ei ole see, kuhu ma tahan jääda, lihtsalt sellepärast, et ma nägin, et seal on tõesti väga palju onupojapoliitikat, seal on väga palju sellist õpetajate vahelisi pingeid, et õpetajad ka konkureerivad ju enda üksteise vahel läbi selle, et kui head nende õpilased olid. Ja ma juba siis sain aru, et võib-olla see ei ole minu ala, aga mina muidugi isiklikult ka ei ole kunagi väga soovinud muusikaks saada, seega see ei olnud ka minu unistus sellepärast, näiteks kui minu üks individuaalõpetaja ütles mulle, et kui sa niimoodi mängid, siis sinust ei saa kunagi muusikut, siis ma ei tundnud ennast nii puudutatuna, sest ma teadsin, et tegelikult ma saan väga hästi hakkama, aga ma ka ei tahtnud muusikuks saada. Kuigi, kui seda oleks näiteks öeldud mõnele õpilasele, kes päriselt soovib muusikuks saada ja kes unistab sellest, siis ma kujutan ette, et see oleks võinud olla väga-väga raske sellele õpilasele. Ja me ju eeldame, et kui sa lähed muusikakeskkooli, siis enamus ju ikkagi soovivad kuidagi muusikaga jätkata. Et see nagu ei olnud väga aus. Tuli sulle see MUBA ümber lahvatanud skandaal kuidagi üllatusena või oli see pigem nagu see emotsioon, et lõpuks ometi keegi räägib sellest avalikult? Selles mõttes tuli üllatusena, et ma ei teadnud, et see artikkel sellisena välja tuleb, sest ma ei tööta Ekspressis. Aga selles mõttes, et mis seal nagu sees toimus, ma olin juba muidugi kuulnud, sest muusikamaailm on väga väike ja kõik räägivad omavahel ja ma olin kuulnud erinevatest kohtadest erinevaid jutte ja muidugi ma ise kogesin neid probleeme, et selles mõttes see ei tulnud mulle üllatusena, aga mulle tuli pigem üllatusena see, et rohkem ei räägitud sellest õpilaste ja õpetajate vahelistest probleemidest Ekspressis, et mina siis ja ka teised näiteks vilistlased, kes töötavad ajakirjanikena või kes on siis sõna võtnud, nemad tulid sellega välja, et okei, jah, meil on juhtkonnas teatud probleeme, aga et räägime ka sellest, mis on õpetajate ja õpilaste vahel juhtunud. No ma olen meedias samuti tutvunud selle nii-öelda järellainetusega pärast kogu selle problemaatika siis esile kerkimist ja muuhulgas on sõna võtnud ka lapsevanemad, kes leiavad, et probleem on pigem selles, et mõned lapsevanemad pole alla suutnud neelata seda kibedat pilli, kui neile öeldakse, et nende laps ei ole piisavalt andekas, et temast sirguks nagu tuleviku täht. Et kas seal võib ka olla mingisugune oma tõde peidus? Lapsevanemaid on igasuguseid ja ma olen kindel, et kindlasti on ka neid lapsevanemaid, kes arvavad, et nende laps on kõige parem ja et neile jumala eest ei tohi öelda midagi, et sa umbes peaksid rohkem harjutama või et vabandus, sa ei olegi piisavalt andekas, et saada muusikuks. Et kindlasti on neid vanemaid. Kuigi mina isiklikult ei taju, et see oleks suurim probleem. Sest et see on ikkagi nagu selline püüdlus põhiprobleeme kuidagi kalevi alla lükata? Natuke, mulle jääb siuke mulje jah, sellepärast, et ma olen ikkagi väga palju näinud seda tagasisidet, et umbes muusikaõppimine ongi raske ja peabki umbes piitsa ja präänikuga ja peabki niimoodi õpetama ja lapsevanemad paljud ütlevad, et ei tohiks nii. Ja minu meelest karm õpetus on vajalik, kui me räägime muusikas või spordist või sellistest rasketest erialadest. Aga karm õpetus ei pea tähendama, et seda, et me traumatiseerime neid lapsi. Aga kust läheb see balanss siis piitsa ja prääniku vahel? Eks see ongi raske. Ma arvan, et muidugi ka lapsed on erinevad, eks. Et mõnda last sa saad õpetada väga karmi käega ja mõni laps ka murdub selle all. Et eks siin ongi see koht, kus õpetajad peavad ise vaatama, saama aru, et õpilased on ka erinevad ja kus MUBA peab ka mõtlema sellele, et milline see õppimiskultuur ja õpetamiskultuur on. Kas õpetajatel näiteks, kui õpetajatel on raske laps, näiteks mõni teismeline, kes ütleb, et ma ei harjuta enam pilli. Et kuidas teismeas kindlasti mingil hetkel kaob see motivatsioon ära, sul tekivad uued huvid ja nii edasi. Jah, et näiteks kui õpetajal on raske õpilane, et kuidas õpetaja saab abi või kuidas õpetaja saab selle lapsega tegeleda niimoodi, et need tunded ei kee üle. Et eks siin on nagu neid mitmeid kohti, mida tuleb vaadata. Sa ütlesid mulle tegelikult intervjuu väliselt, et sa ei osanud oodata, et see asi nii suureks paisub. Et pärast su artikleid, milline on see tagasiside? Seda on olnud põhimõtteliselt kahtepidi. Mul on väga-väga paljud inimesed kirjutanud, ikkagi 10. Ma saaks veel 4 samasugust lugu teha, nagu ma nende kogemustega tegin. Et aitäh, et sa sellest räägid ja lõpuks ometi keegi julgeb sellest rääkida ja et neil oli sarnane kogemus või samasugune kogemus või et nad tulid näiteks ka muusikakeskolist ära selle pärast. Et see on üks pool, aga need inimesed ei julge meedias sõna võtta ja nad ei julge päriselus midagi teha või näiteks kooli vastu minna. Täpselt selle pärast, mis see teine tagasiside oli, mida ma sain. Teiselt poolt tuli muidugi aruteluks see, et
muusika õppimine peabki raske olema ja et need, kes ütlevad, et see ei olnud normaalne, mis seal koolis toimus, et nad lihtsalt vinguvad, et ju siis nad ei saanud oma erialaga hakkama. Ja kuigi mina panin kirja teiste õpilaste kogemuse, ma ei mõelnud neid välja, need olid päris inimesed, kes mulle kirjutasid oma muredega ja ma räägin, ma oleks võinud 4 samasugust artiklit veel kirjutada. Aga tuli ikkagi väga isiklikuks minevaid rünnakuid, et ikkagi tuli seda, et et ilmselt ma siis ei saanud oma erialaga hakkama ja nüüd ma laiman kooli ja mulle ka kirjutasid erinevad õpetajad, mõni kirjutas hästi, et ikkagi... Õpetajad sealt samast koolist? Jah, mõned olid minu õpetajad, mõned olid inimesed, kes lihtsalt õpetasid seal, keda mina isegi ei tea. Et mõned kirjutasid ilusti, et aitäh, et räägid või küsisid midagi artikli kohta. Teised ütleme nii, et kirjutasid sarkastilisi ja kurja sõnumeid, et kuidas ma ikka võisin ja läksid ikkagi üle piiri, et mõnes mõttes see negatiivne tagasiside, mida ma olen saanud, juba mõnes mõttes näitab seda, et miks seda artiklit oli vaja ja miks inimesed ikkagi niimoodi tundsid need anonüümsed inimesed, kes siis enda lugu jagasid mulle. Ehk siis püüdlus vaigistada on seal ikkagi veel jätkuvalt olemas? Kindlasti, mitte kõigi poolt, aga nii palju, kui ma seda tagasisidet olen saanud, siis see on kindlasti olemas veel. Aga kas praegu esile kerkinud probleemid võivad olla osaliselt ka selle nii-öelda kohanemise taga, et seal on ikkagi 3 kooli on ühendatud ja kuidagi, et ühise katuse all nagu toime tulla, et võivad olla mingisugused juhtimisprobleemid ka sealt pärinevad? Ma arvan, et see juhtimisprobleem või see juhtkonna tüli, vähemalt ma ei tajunud seda nii palju muusikakeskkoolis, mis tähendab, et kindlasti selle lõi lõkkele siis, kui 3 kooli kokku pandi. Ja kindlasti see on see veel palju on ka neid inimesi, kes arvavad, et neid ei oleks pidanud üldse kokku panema. Aga need õpetajate õpilaste vahelised probleemid mina ise tajun, et need on pigem isegi mubas paremaks läinud, sest lihtsalt see õhkkond on teine ja samamoodi seal on ju koos erinevate koolide õpetajad, kellel on kõigil erinevad õpetamisstiilid, võib-olla nad ka õpivad üksteiselt, muudavad ennast, et need probleemid kindlasti mõnes mõttes on eelmistest koolidest kaasa tulnud, aga ma arvan, et muba pigem siis on lihtsalt, mitte ta ei ole neid probleeme nagu loonud, vaid ta on mingid asjad välja toonud ja nüüd mul on selles mõttes hea meel, et vähemalt sellest räägitakse päriselt ja võib-olla on ka lootust, et siis parandatakse läbi selle, et kõik need kaardid on meedias ka lauale toodud. No aga siit ma lõpetuseks küsiksingi, et kuidas siit edasi minna, et haridus ja võimalused ei kannataks, kuid talentide sirgumise hinnaks poleks siis nii-öelda läbipõlemine ja pisarad? Ma arvan, et kõige olulisem on ikkagi see kompromiss, et kui on üks pool, kes ütleb, et lastele ei tohi kunagi midagi öelda, et nad on alati tublid ja on teine pool, kes ütleb, et ei, lapsi peab sõimama selleks, et neist muusikuks saaksid. Et kuidagi me peame ikkagi seal keskteel kokku saama ja kuidagi me peame leidma kompromisse, et ma arvan, et nüüd ongi see hetk, kus tuleb juhtidel mõelda ja tuleb õpetajatel mõelda, et kuidas me saame edasi liikuda koostööd tehes. Kuna mina ei ole kursis nii väga muba siseteemadega, siis ma ei oska seda öelda, et kas seal on vaja mingit juhtimisvahetust, kas seal on vaja mingit õpetajate vahetust, aga kindlasti mingisugune suhtumise muutus peab seal toimuma ja samamoodi võib-olla kuna need probleemid on nüüd esile tulnud, siis natuke rohkem mõeldakse selle peale ja üritatakse siis muuta ka nii teiste kui enda käitumist. Et ilus oleks öelda, et muba on meie haridusmaastiku au ja õhkus ilma, et sinna taha peituksid mingisugused agad. Jah, muba selles mõttes ma olen nõus ka nendega, kes on mind siis kritiseerinud, et muusika õppimine on väga eriline. See on eriline kool, sinna lähevad talendikad erilised õpilased ja ma arvan, et mubas kui koolis on väga-väga suur väärtus. Et ma väga-väga loodan, et need probleemid, mis on sealt ka teistest koolidest kaasa tulnud ja nüüd lõkkele löönud, et need lahendatakse. Kätrin, ma tänan sind selle mõttevahetuse eest. Aitäh. Nüüd aga liigume pildiga Tallinna tänavatele, kus sel korral uurisime, kui suur teatrisõber on eestlane ning kas teatripiletite hinnad jäävad taskukohaseks. Millal käisite viimati teatris? Teatris käisin mitte väga ammu. Käisin Tartus, 2 nädalat tagasi. No mis etendust vaatasite? Vaatasin etendust Magavad mehed. Aasta alguses Estonia kontserdimajas. Suvel.
kas mäletate ka, mis etendust vaatasite? See oli mingi Kalevipoja etendus, aga see oli nagu õues, mitte teatris. Ma mõtlesin koha nime, aga see oli Kalevipoeg. Moorikas, niisugune keerd selle peale pandud. Idee võib olla 3-4 aastat tagasi. Kas mäletate, mis etendust vaatamas käisite? See oli idee, kuidas õigesti eesti keeles nimetada Alisa, kuidas muinasjutu maailmas või kuidas eesti keeles ma ei tea. Ja see oli Vene teatris. 2 nädalat tagasi. Mis etendust vaatasite? Linnateatris oli niisugune etendus nagu Krumm. Kui keeruline oli sinna piletit saada? Ei olnud keeruline, sõbrad aitasid, aga vist on jah, muidu oleks keeruline. Ei oska öelda. Aga miks ise ei mäleta, millal viimati käisite, et kas piletihinnad jäävad liiga kalliks või lihtsalt ei huvitu sellest eriti? Kuidagi praegu pole aega olnud. Kas Eesti teatrite valik on hea, et etendusi leidub igale maitsele? ma ütleks küll, jah. Aga kvaliteet? No vahel meeldib rohkem, vahel meeldib vähem. Eestis on teatrite valik väga suur ja lai. Eesti riigis, no ma mõtlen, et kvaliteet on päris hea. Ma mõtlen, on väga hea, et see on mugav, viisakas, külalised pole nagu liiga ebaviisakad, nii et ma tean, et kui ma lähen sinna, siis on hea kogemus. Ja te olete rahul Eesti teatrite kvaliteediga? Olen väga rahul Eesti teatrite kvaliteediga, ainult kurb on see, et pileteid ei saa. Ma arvan, et valik on väga hea, et tegelikult leidub ja pigem ei ole aega, et käia. Et nii-öelda etendusi häid on palju, mida peaks nägema, aga lihtsalt ei jõua sinna. Jaa, ma ütleks küll nii, nagu mul on paar sõpra, kes käivad Tihedamine teatris ja osadel meeldib komöödia, osadel meeldib nagu traagika ja nad on leidnud, mis nad soovivad. Kui tihe teatris käia olete? No ikka 1-2 aastas üritame jõuda. Kord kvartalis äkki, siis on hästi. Aga kas piletihinnad jäävad taskukohaseks? Minu jaoks väga mitte, aga teised on öelnud, et see on nagu okei, kui nad käivad harva, aga kui tahavad Tihedamine käia, siis on nagu veidi kallis. Aga kui hinnad oleksid soodsamad, kas käiksid ise Tihedamini? Jah, käiksin küll. No, kui sa oled töötav inimene ja kui armastad kultuuri, siis on ikka taskukohane. Ei, ma ei arva, et teatripiletid on liiga kallid. Siis on võimalik mõnikord teatri käia ja see ei ole nii suur probleem rahakoti kohta. Kuna ma olen tudeng, siis taskukohane, aga ka emale leiame hea hinnaga piletid küll, jah. Aga kui hinnad oleksid soodsamad, kas käiksite rohkem kui 1-2 aastas? Ma usun küll. No see on nagu suhteline, et ma ei ole seda meelt, et kõik on kallis ja halb, aga loomulikult ega ta odav ei ole. Aga kui oleks soodsam, kas käiksite Tihedamini? Ei käiks, mul on rohkem aja taga. No võiksid olla ikkagi või tiba odavamad, aga see poleemika on nii suur olnud, et ei saa ju odavamaks ka teha, sest et lõppkokkuvõttes näitleja vajavad palka ja teatrid vajavad kütet ja kõike muud, nii et ma ei oska nagu nii täpselt seda öelda. Ei lahmiks sellel teemal. Head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujunes. Tuletan meelde, et saade pealkirja taga on järel vaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist ning Spotify's. Kohtume teiega taas juba järgmisel reedel saates pealkirja taga ikka Õhtulehes.